12 omanäolist kollektsiooni, 700-pealine publik ja lugematul arvul kauneid ja kunstilisi outfitte. See on Erki moeshow. Kõik teised moeüritused, mis meil Eestis on, et nemad on sellised hästi valmis, hästi lihvitud, aga Erki on just see algaja disainerid, ehk siis just see nagu esimene vaade tulevastele disaineritele võib olla see, millised nad on karjääri alguses, et see võib väga põnev olla. Ma arvan, et see on lihtsalt see on see beat, see on see noorte beat, see on see viimane, see pulss, vaata, see annab sulle seda elu, on ju, et sa oled kursis sellega, mis toimub, siin on kõige värskem veri, siin on kõige tooremad ideed, ideesid peab olema palju, nagu näete, mul on ka mütsis palju ruumi, et ideed ära mahuks. Aga miks üldse Erki moeshow nii populaarne, mitu aastaid juba? Aastakümneid, 80-ndatel sai alguse ja ma arvan, et see ongi see koht, kus ütleme nii, et kus disainerid ei ole veel nii praktilised, nad saavad lihtsalt kõik oma fantaasia, kõik oma loomingu mängu panna ja see ei peagi olema kantav, see peab olema äge ja see näitab, kes nad tegelikult, milleks nad võimelised on. Kuigi Aljona sõnul ei peagi see mood olema kantav, kripeldab paljudel, kes moeshowd vaatavad, siiski hinges küsimus, mis siis ikkagi on moes? Jumal tänatud, praegu on väga palju värve moes, sellepärast, et tulemas on väga kuum suvi, nii et pastellid, kirkad värvid, lõpuks ometi mina, kes ma olen selline maksimalist, armastan maksimalistlikku moodi, siis praegu on jälle see, et visake oma peesid, kuftid nurka ja avastage sukelduge värvi maailma. No vaata, me oleme nüüd nii kaua selles külmas olnud, selles kevade ootuses, ma arvan, et nüüd on moes see, et jätame need talveriided. Jätame palun need talveriided, need soojad vammused. Nagu võtame paljaks. Natuke jätame. Aga selles mõttes nüüd on see vabadus, värvid, et laseme neil voolata. Selle aastase moeetenduse teemaks Erki moeshow'l oli ringi lõpus on algus. Eesti Kunstiakadeemia tudengid korraldasid kogu sündmuse ning pakkusid publikule tõeliselt professionaalsel tasemel produktsiooni ja lavastusega moeetenduse. Aga kuidas leida oma stiili? Ma ei tea, aga ma arvan, et siin peakski küsima nende disainerite käes, kuidas seda leida, sest minu meelest need kõik täiesti erinäolised. Ei ole olnud ühtegi sellist, et vaataks, et kas see kollektsioon just ei olnud laval, et nagu väga tore näha, et kõigil on ikkagi oma käekiri. Don't follow the rules. And that's all? Yes, just do whatever you want. Like wear whatever you want. That's how the personal style comes. Tead, siin on mõned siuksed nipid, alustada võiks endale sobivast lõikest, endale sobivast värvist ja siis väga heast materjalist. Ja ütleme niimoodi, et siis see tuleb kuidagi loomulikult.